Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 7:01 läbi ning loomulikult on sel ajal eetris Krimiraadio. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning üle pika aja on meiega ka ekspert Andres Anvelt. Rõõm näha sind, Andres. Kuidas on enesetunne, kuidas on tervis, vaimne ja füüsiline vorm? Vorm on korras, tervis on hea. Hea meel siin tagasi olla ja loodan, et meil see hooaeg läheb ilusti. Ja meie loodame samamoodi. Aga tänase saate teises pooles tuleb meile siis külla Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul, kellelt uurime, miks ikkagi sattuvad Eesti piirile töötama tegelased, kes tegutsevad Venemaa eriteenistuse FSB heaks. Aga saate esimeses pooles võtame taas kord ette netikelmused. Möödunud aasta jooksul rüüstasid kurjategijad teadaolevalt ligemale 3700 Eesti inimese kontot ning teenisid ligemale 30 miljonit eurot. Millised uued ja vanad petuskeemid on enim kasutusel ning miks ometi suudame kõik koos netikelme pidurdada? Sellest räägime Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuhi Jaagup Toompuuga. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere päevast. Jaagup, alustagem raskete faktidega. Siis täpsustatult 3685 inimese pangakontod on rüüstatud ja sealt on võetud siis kurjategijate poolt 29 miljonit eurot. Seda on neetult palju. Olete te nõus? Täiesti nõus. Ja kui me võrdleme seda möödunud aastaga, siis tegelikult kelmuskuritegude arv ei ole praktiliselt muutunud. Mis muutus 25 aastal on see kahju kelmuse juhtumi kohta, mis on oluliselt kõrgem ja see tuleneb mitmest asjast ilmselt. Eelkõige üks suurtest muutujatest, mida me nägime, oli siis 24 lõpus, kui hakati palkama kõnekeskustesse eesti keelt emakeelena rääkivaid isikuid või väga heal tasemel eesti keelt rääkivaid isikuid. Et kui eelnevalt oli meil teadmine ka riigis üldiselt olemas, et kõned on enamasti venekeelsed, kui neile vastata riigikeeles, siis saab sellest kõnest lahti, siis seda enam ei olnud. Ja seda me nägime oma statistikas väga selgelt, et see võttis aega natukene üle poole aasta, enne kui inimesed oskasid ennast kaitsta ja aru saada ka nende eestikeelsete kõnede rohkuse ja ohtlikkuse eest. Et tegelikult aasta lõpp, eriti detsember, olid juba numbrid võrreldavad 24-ga, et selle teadlikkuse viimine inimesteni ja selle endale teadvustamine võtab lihtsalt tahes-tahtmata aega. No nagu te mainisite, siis 2024 Eesti inimesed petturitele kaotasid kuskil selline 16 miljonit eurot, eelmisel aastal siis peaaegu, ma saan aru, kahju kahekordistus. Kui laiemalt rääkida politsei ja korrakaitse vaates, siis ikkagi miks me neid inimesi rünnakute eest kuidagi hoida ei suuda, me ju räägime sellest praktiliselt iga päev. Ja, see mass, mis neid kõnesid sisse tuleb, esiteks on peaaegu hoomamatu. Seda on väga raske isegi, ütleme, et 25 aastal on blokeeritud kõned 3 suurema teenusepakkuja poolt oli suurusjärk 35 miljonit kõne. See tähendab, et iga kuu blokeeritakse kuskil 3 miljonit kõne. Need ei pruugi kõik olla petukõned, seal on mingid automaatilistid ja nii edasi. Aga tegelikult isegi see, mis meile jõuab, on väike osa sellest, mida üritatakse. Et see on väga kasumlik äri nendele kelmidele, kuritegelikele organisatsioonidele. Seal on suured ärimudelid, kes tegeleb mingite konkreetsete osadega ja ennetus tahes-tahtmata on kõige olulisem siin, et inimestele viia see teadlikkus, et ükski riigiasutus ega eraettevõte ei vaja teid hoida telefonitoru otsas pool tundi, tund aega, 2 tundi. Politsei ei vii läbi salajasi operatsioone, mille käigus me juhendame teid telefoni teel ja nii edasi. Aga kui selline mass neid kõnesid tuleb ja üritatakse läbi saada, siis on puhas matemaatika, et mingite inimesteni jõutakse, kelleni meie veel pole jõudnud oma teavitusega. No me jõuame saate jooksul üksikasjadest rääkida veel küll ja küll, aga Andres, sa tahtsid nüüd lisada omalt poolt? Jaa, võib-olla 2 mõttekest, et esiteks
siin on ka neid uuringuid läbi viidud ja ma millegipärast julgen väita, et see 29 miljonit ei ole lõplik summa, see on see, mis on menetlustega tulnud. See reaalne summa on mingi suurusjärk suurem nagu kuritegevuse puhul ikka mingi osa jääb latentseks. Et on terve hulk inimesi, kes lihtsalt ei julge või mis tahes muul põhjusel ei ole teada andnud, et nad on sattunud kelmide ohvriks ja ühtlasi ei ole teada andnud, kui palju neilt on raha võetud, on nii? Täpselt nii ja on inimesi veel, kes täna on juba kelmuse ohvriks sattunud, aga hetkel veel ei tea seda, kui me räägime investeerimise ja armukelmustest näiteks. See on kindlasti üks lisaasi veel ja paljud inimesed, ei ole see midagi öelda, inimesed on inimlikud ja mina oma erapraksises olen kokku puutunud inimestega, kes tegelikult tunnevad häbi selle pärast, et on läinud õng ja kui see summa on selline, mis ta on valmis alla neelama, siis see jääbki sinna õhku, kui ma olen alati soovitanud püksi selle pärast, et oleks fikseeritud, et tal ei ole lootust, ta teab, eks me kahjuks oleme seda ka meedias öelnud, et see lootus kätte saada suhteliselt väike ja siis mitmed inimesed saagi seda. Aga ma tahtsin teha väikse kiire hüppe ajalukku lihtsalt, et kelmused on ikka kelmused, lihtsalt vahendid on teised. Et 95-96 tõusis kelmuste arv, ütleme igasuguks liisingu järelmaksu sektoris just siis, kui sinna kaasati Eestis ka eestikeelsed inimesed. Ja miks pärast, sellepärast, et 95-96 inimesed olid kohustus võtma endale Eesti passi ja Eesti passiga paljud inimesed pole mitte midagi teha, välismaale käik oli kallis ja Eesti passide omanikud, neid ostsiti lausa lehe kuulutustega kokku, et kui sul on Eesti passi, tule ja me leiame sulle teenistust. Ja see läks täpselt samuti käikus sellel ajal, kui eestlaste ja Eesti kodanike arv, siis nagu öeldakse, hakkas massiliselt tõusma. Ja ikkagi, Jaagup Toompuu, me oleme, ütleme 5,5 aastat, võib-olla 6 aastat siin üsna järjekindlalt rääkinud nendest kelmidest, kelmustest, kõiksugu skeemidest, mida nad kasutavad. Me oleme rääkinud ja teie kolleegid on rääkinud, et see on rahvusvaheline organiseeritud kuritegevus, kes seda asja kõike koordineerib, väga raske on tabada ja ometigi Eesti on väike riik. Eestis on siiski väga paljud asjad kiiremini tehtavad kui paljudes teistes riikides. Miks me ikkagi kuidagi ei ole siin leidnud oma mingisugust nippi võtet, mingisugust tegevust, radikaalset tegevust, et seda asja vähemalt vastupidi pöörata, et see oleks väheneva trendiga kuritegevus, mitte niimoodi poole kaupa kasvav? Me oleme küll väike ja kiiresti teatud tingimustel võimeline muutuma riigis, aga me ikkagi elame ka selles õigusruumis, kus me elame, nendes regulatiivses raamistikus, kui me räägime teistest turuosalistest, et kõik, mida me saame teha, me teeme jooksvalt ja me suudame päris kiiresti ümber lülituda ka, seda näitab ka meie see sissetulevate kõnede statistika aastate lõikes just, et ta käib niimoodi ülevalt alla vastavalt sellele, kuidas blokeeritakse ja kuidas siis vastaspool leiab võimalusi nendele vastu hakata sellele blokeeringuga, kuidas sealt ümber minna, kuidas numbreid võltsida ja nii edasi. Et me kindlasti ei ole võimetud selle kuriteoliigi vastu ja me tegeleme igapäevaselt ja mitte ainult politsei, vaid kogu riigi tasandil nii eraettevõtlus kui ka teised riigiasutused. Andres, sa tahtsid? Ma tahtsin öelda, et oleks kõigil nagu selge, et me elame peale selle, et meie oma õigusruumis, nagu Jaagup ütles, me elame ka globaalses maailmas ja selleks, et pääseda sellistest kelmustest, ütleme, teoritseerid võiks, et Eestist ei tohi välja teha ühtegi pangaülekannet ja Eestis saavad toimida Eesti telefonid, eks ju, siis oleks võimalik seda vähendada, kuigi Eesti kelmed tõged seda. Nii et see on natuke utoopiline, et pigem on siin ainult inimeste harimine. Kui palju need tegelased või nimetame neid õige nimega on ikkagi pätid, kes meie raha siin nii väga ihaldavad, hoiavad peal silma, ütleme, ma ei tea, meie siin muutustel ühiskonnas seaduse muudatustel kas või, et siis nii-öelda kohandada oma neid kuidagi skeeme ja nippe, et mismoodi see raha siis kätte saad? Neil on väga-väga hea ülevaade sellest, mis on meil parasjagu riigis aktuaalne, millest räägitakse, mis on tulemas, seda me nägime väga hästi, kui need hambaravihüvitised tulid, et ei läinud 2 nädalat mööda, kui hakkasid kõned tulema sellest, et teil on kasutamata hüvitis ja nii edasi. Lisaks sellele, et nad katsetavad neid uusi skeeme, on need käimasolevad toimivad skeemid neil pidevalt nii-öelda tootearenduses, et kui me räägime pärast äkki põhjalikumalt, kuidas see telefonikelmus toimib, siis ma räägin sellest ka, kuidas nad seal seda päriselt on teinud ja seda me näeme oma andmetest nagu väga hästi, kuidas nad pidevalt katsetavad ühte asja, see ei toimi nii hästi,
katsetavad teist ja lähevad sellega edasi ka väga väikeste detailideni välja. Aga enne kui nendest skeemidest lähemalt räägime, teeme väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega ekspert Andres Anvelt ning ka Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuht Jaagup Toompuu ja räägime jällegi taas netikelmustest. Möödunud aastal, nagu me enne rääkisime, rüüstati Eesti inimeste pangakontosid 30 miljoni euro ulatuses, seda teadaolevate andmete kohaselt. Ning suurima osa kahjudest tekitasid petukõned, millega kaotati mullu kelmidele ligemale 11,5 miljonit eurot. Milline on enim levinud siis skeem või trikk, millega inimesi konksotsa võetakse ja nendelt siis lõpuks see raha ära võetakse? Kui me räägime sellest kõnekelmusest, siis see on mitmeetapiline. Esimene etapp on see, mille käigus üritatakse inimeselt saada kätte PIN1 kood, autentida kuskil tavaliselt Eesti ees. Selle esimese etapi jaoks kasutatakse väga palju erinevaid ja katsetatakse pidevalt, olgu selleks Elektrilevi, kui on postipakke rohkem, siis on seal Omniva, TPD, DHL, nagu me jõulude ajal nägime, kasutatakse EMTA nime ära, kasutatakse ükskõik mida. Ja selle esimese kõne eesmärk on ainult saada inimeselt see PIN1 kätte, et Eesti kontole sisse saada. Aga siiski ma nii palju täpsustaksin, et see ettekääne on siis milline tavaliselt, et on mingi probleem ja seda on vaja lahendada või kuidas see lähenemine käib, et lõpuks inimene annab siis suvalise kõne peale siis oma PIN1. Jah, seal isegi just selles esimeses kõnes nad ei ürita mingit probleemi ega emotsiooni tekitada, see on vastupidi, et nad üritavad hoida selle võimalikult rutiinsena, sellised, et inimesed ei saa üldse aru. Näiteks seesama tuleb Elektrilevist kõne, teil on vaja vahetada elektriarvesti, kas tahate, tuleme homme ülehomme, okei, homme sobib paremini, selge, broneerime siis aja hommikul lõhtul, teeme kell 2 ja siis öeldakse, et teile tuleb nüüd see kinnituskood Eesti kaudu, mis iganes ta ütleb, see 7783 on see koodi nimi ja inimesele tuleb telefoni peale Eesti päring 7783, kood ühtib, pannakse sisse ja logitakse siis sealt Eesti-sse sisse ja see on jälle see kuidas nad parandavad neid skeeme, et nad ei küsi enam ammu, et sisestage oma PIN-kood, vaid et räägitakse kas QR-koodist, kinnituskoodist, mis iganes. Inimese telefonile tuleb ikkagi see PIN1. Nüüd inimene paneb selle kõne ära, ta absoluutselt ei mõtle enam edasi. Selle eesmärk ongi, et oleks võimalikult rutiinne, et ta läheks lihtsalt oma eluga edasi. Samal ajal siis taustal kelmid on saanud sisse Eesti portaali ja saavad sealt vaadata neid andmeid. Seda, mida meie kohta sealt näha on, seda me näeme kõik ise, kui me Eesti-sse sisse logime. Ilma järgmist PIN-i sisse panemata on seal võimalik kindlasti näha su perekonna andmeid, kes on või oli su abikaasa, kes on su lapsed, kus sa elad, mis autod sul on või ei ole sinu kasutuses, kas sul on relvaload ja nii edasi ja edasi. Ja see pannakse siis oma sinna andmebaasi sisse. Kui on veel võimalik niisugune kõrgema väärtusega sihtmärk, siis võib-olla kohe ei hakatagi peale helistama, tehakse veel taustatööd, sellepärast et võib-olla täna, kui mulle helistatakse, siis ma saan aru, et järjestikku tuleb mingi jama, pannen ära, aga 2 aasta pärast, kui mul näiteks vahetult enne jahihooaega hakkab relvaluba läbi saama ja neil on see info olemas ja nad helistavad mulle septembri keskel, et kuulge, Eesti politseis siin või mis iganes, et pikendage, siis äkki ma selle ohvriks langen. Kui ma selle ohvriks siis ei lange, äkki 3 või 4 aasta pärast, kui mul on laps teatud vanuses, proovivad uuesti, et need andmed jäävad nagu igavesti sinna. Aga sealt tulebki nüüd see järgmine samm, enamasti ikkagi nad helistavad suhteliselt kohe, tuleb see samm, kus nad hakkavad siis inimest ärritama, kiirustama ja tegema, et see tuleb enamasti panga turvaosakonnast, öeldakse inimese nime ka, kas see on Raul Vahtra, kes on tuntud nagu sellel teemal või on see mõni teine pangatöötaja nimi, kelle nad on kätte saanud, helistab sealt turva või küberturvalisuse osakonnast ja ütleb, et teil on mingid kahtlased tehingud, me näeme, et just saime käe vahele siia, aga kas on midagi juhtunud viimasel ajal? Olete te külastanud kahtlasi veebilehti, olete te käinud kuskil sisestanud? Sealt siis inimesel hakatakse seda lugu ja seda ehitama, kogu seda müüti sinna ümber. Ja tihti siis sealt või põhimõtteliselt see nende ainukene eesmärk on sealt edasi siis, kui inimene on juba teatud seisundisse viidud, suunata see kõne edasi nii-öelda politseinikule.
see on väga ka ametlikult käib, seal on, mängivad need muusikad seal vahepeal ja nii edasi, kui siis võtab politseinik vastu ja räägib, kuidas on käimasolev kriminaalmenetlus. Tihti ta helistab ise tagasi WhatsAppis enamasti, kus on siis üliametlik politseiametnik istub seal, kus on, tal on Eesti lipp taga, tal on vapp seina peal ja selle eesmärk on jälle inimene, selle ülima ametlikkuse ja näitemängu eesmärk on see, et inimene ei hakkaks küsima neid küsimusi, mis meil tegelikult peas peaks olema, et miks Eesti politsei helistab mulle WhatsAppi näiteks, miks mulle räägitakse kriminaalmenetluse asju, avaldatakse telefoni teel, sest sükst asja me kunagi tee, miks pangatöötajad kaasavad mind mingitesse oma väga või salaoperatsioonidesse ja nii edasi. Ja seda sama skeemide mikroskoopilist parandamist on näidanud see sama politseiametnik, kellest me oleme kõik neid pilte näinud, et kui nad alustasid, siis ta oli niisuguse tumesinise särgiga, krae ilusti kinni nööbitud, habe väga lühikeseks aetud, aga see nagu meie kultuuriruumis nii hästi ilmselt peale ei läinud. Nüüd on aja jooksul, tal on pandud hele särk selga, habe on natukene rohkem välja kasvanud, juuksed veidi pikemad, prillid on mõnel pool ees ja me räägime nagu niisuguste detailideni, mida nad teevad selleks, et ja katsetavad, et inimestelt see kätte saada. See on viimasel ajal enim levinud skeemi pundar, mismoodi ikkagi jõutakse viia inimene selleni, et ta lõpuks loovutab oma raha või pangakaardid, igal juhul annab ennast oma konto kurjategijate valdusse või kätte. Ja seal on nende jaoks hästi oluline hoida inimest pidevalt telefoni otsas ja põhiline asi, millega nad ka survestavad, on see, et käimasolev operatsioon, kellelegi midagi rääkida ei tohi, kriminaalmenetluste andmeid ei tohi avaldada ja nii edasi. Ja see on see, mis meil kõigil peaks jälle tekitama neid lipuksi püsti viskama, et tegelikult mitte ükski riigiasutus ega eraasutus ei vii selliseid asju läbi ja meil ei ole kunagi mitte midagi nii kohe vaja. Et kui keegi üritab teid iga hinna eest hoida telefoni toru otsas ja ütleb, et mitte kellegi rääkida ei tasu, siis see on just see hetk, kus peab panema kõne ära ja rääkima kellegi teisega, küsima, mis nemad arvavad, helistama tagasi, otsima selle asutuse või ettevõtte numbri, helistama sinna ametlikult tagasi ja küsima. Sest nad hoiavad seda inimest lihtsalt selle jutu sees ja selles nende loodud maailmas, mille ehitamised on väga osavas. Hoiavad selle sees seni kaua, kuni nad on saanud kõik kätte, mis on võimalik. No kuidas on, Andres, kõrgtehnoloogilised küberkurjategijad maksavad meile kätte meie ajameelsuse eest ja meie võib-olla liiga hästi arenenud IT-riigi eest, et igat pidi saab meile ligi, meie andmed on ikkagi kuidagi kättesaadavad ja võt, kas me tuleb välja, et meie inimesed ei ole selleks valmis? No inimesed kindlasti ei ole selleks valmis nagu vaja, aga nagu Jaagup rääkis ka, me näeme seda tegelikult. Üks asi on see, et saada lähedale andmetele. See põhivaatemäng hakkab ikkagi pärast, kui need andmed on käes, need andmed on andnud selleks ju, et saada rohkem infot ja siis hakata juba mängima neid näitemänge. Ja vaat siin mulle tundub, et me ei ole ka veel üldse valmis selleks juba üksi. Et tihtipeale mulle tundub, kas me ikka teame, kuidas meie riik toimib täpselt, ei tea. Me oleme selles inforuumis isegi neid, ma ei tea, krimi uudiseid kuulates midagi väga pealiskaudselt, tuleb ühes kõrvas sisse, teist läheb välja ja see maksab meile kätte. Maksab kätte ka selle inforuumi, nagu öeldakse, mitmekihilisus ja paljusus ja see on see, mis paneb väga professionaalsed kurjategijad seda ära kasutama, sest ma ütlen veel kord, et see laine ikkagi, mis meist üle on käinud, on mingil määral selle suure sõja tulemus, mis meil kõrval käib, sellest ei maksa üldse eitada, ma tean, et riigiasutused sellest ei taha väga palju rääkida, aga tuleb veel kord rõhutada seda. Esialgselt nende finantsskeemide punumine ja raha väljapetmine suuresti oli suunatud Venemaa suunas. Aga mingil hetkel, kui sa kasutad kuritegeliku maailma, siis sa seda džinni enam pudelisse tagasi aja. Kuritegelik maailma hakkab ise kasvama. Selle, ütleme niimoodi, laenu me maksamegi. Jaagup, ma jäin mõtlema selle peale, et nüüd, kui on see nii-öelda PIN 2 sinna sisse pandud, mis on, ma tuletan meelde, teie allkiri, oma allkiri järgi niisama kuskile andke, olgu siis veel kord öeldud, aga kui juba sinna sinu pangakontole on sisse saadud, siis kuhu see raha kantakse, sellest peaks ometi ju miskisugune reaalne jälg alles jääma? Jaa, sellest jäävad jäljed maha. Raha liigutatakse ülikiirelt Eestist välja või võetakse siin sularahas välja. Mõnikord need kontod, kus see esimene ülekanne tehakse, on ka samamoodi kelmuste ohvrite kontod, et seda raha liikumist rohkem segada, aga seal on alati keegi teisel pool ekraani juba ootel
ja teeb kohe selle järgmise kande. Või kui minnakse pangaautomaadist välja võtma, siis on seal pangaautomaadi juures on keegi valmis, kes hakkab kohe välja võtma. Me räägime tavaliselt minutitest, mille jooksul see raha on kas võetud sularahas välja või liigutatud Eestist välja. Mismoodi see sularahas väljavõtmine käib, siis kuidagi kopeeritakse, kiirelt genereeritakse mingisuguseid pseudopangakaarte või mismoodi see võimalik? Ei, kui on saadud inimeselt pangakaardid kätte, sest tegelikult ju need ründevektorid, kui nad ei saa PIN-2 või minu arvutisse midagi paigaldada, siis nad räägivad minult välja mu pangakaardid koos koodidega, minu ID-kaardid, et kas siis on sellega või kui on samamoodi, kui inimeselt tõstetakse see raha siis tema kontolt oma kaasosalise kontole, siis tema võtab lihtsalt seal oma pangakaardiga välja, selles mõttes niimoodi käib. Tekitatud kahjude järgi teine levinud nii-öelda kahju tekitaja on just nimelt need investeerimispettused. Me ei jõua väga pikalt sellest rääkida, aga tuleb möönda või tunnistada, et siiski leidub Eestis väga palju inimesi, kes on valmis väga-väga suuri rahasummasi paigutama täiesti suvalisele investeerimiskontole või investeerimiskeskusesse, kus lubatakse jumal teab mida, tavaliselt pudrumägesid ja piimajõgesid ja seda raha pannakse sinna. Mida inimestele öelda nüüd veel kord ja kuidas seda öelda, et jumala eest, no saage ikkagi aru, et kui sulle lubatakse midagi, mis tegelikult reaalselt majanduses ei ole võimalik, siis ära pane sinna raha või mismoodi see hoiatus peaks kõlama, et see ikkagi mõjuks? Jah, see suuruselt teine on meil siis investeerimise armukelmused kokku, mis lõpptulemusena on see sama. Seal sellel kelmuse liigil on samamoodi kindlasti üle 80 aastane ajalugu juba. David Maurer 1940 kirjutas raamatu, 75 on sellest ka väga hea film tehtud, The Big Con. Ja seal luuakse samamoodi seda maailmat. See on 10-astmeline pikk süsteemmäng, mida nad mängivad, millega tuuakse inimesele see arusaam ja niimoodi, sest keegi kunagi, kui ma lähen kahtlasele krüptolehele Facebookist, esimese sammuna ma ei pane sinna kogu oma maist vara mängu. Ma panen sinna natukene, katsetan, ma saan sealt seda sotsiaalset tõestust, ma saan võib-olla isegi mingi raha sealt tagasi ja siis tuleb ja need on need hästi pikaajalised skeemid, mis kestavad kuid ja kuid. Ja sellele põhimõtteliselt tulebki öelda, et kui me ei tea seda varaklassi, kuhu me investeerime, siis me peame andma endale aru, et tegu pole investeerimise, vaid tegu on spekuleerimisega ja spekuleerida tasub ainult nii palju, kui sa oled valmis kaotama. Aga põhimõtteliselt ikkagi nüüd me peaksime sõnumina ütlema, et ütleme see esimene punane lipp või esimene signaal, mille peale inimene peaks igal juhul tagasi põrkuma igasugustest investeerimispakkumistest on siis mis? Kui te ei leia sinna varaklassi investeerimisvõimalust läbi oma panga, näiteks meil on Eesti täis neid erinevaid variante, kuidas läbi pankade saab investeerida nii pensioni investeerimiskontoga, kasvukontodega, igal pangal on see oma nimega. Kui te sinna ei saa investeerida läbi selle, siis kohelge seda kui spekulatsiooni. Ja viimaks, öelge, kas tänaseks, kui me oleme sellest netikelmuste lainest rääkinud päris palju, väga paljud inimesed on saanud selle pärast nii-öelda kõrvetada või kaotanud suuri rahasummasid. Öelge, kas nüüd ometi kõik telekomi ettevõtted, kõik pangad, rääkimata siis korrakaitsestruktuuridest, on kaasatud ja tegelevad fokusseeritud selle teemaga. Kas me võime olla nüüd selles osas vähemalt kindel, et kõik on saanud aru, et see on teema, millega tuleb väga jõuliselt tegeleda? Ja, me oleme väga jõuliselt tegelenud sellega juba alates möödunust aastast ja erinevad regulatsioonid ja seadusmuudatused on ka loodetavasti tulemas, pluss kõik, mida saavad vabatahtlikult teha, erinevad siin osapooled on ka tehtud. Kõik kindlasti ei ole sellega veel seotud, telekomidest on jäänud 3 suuremat, kes on liitunud vabatahtlikult selle kõnede võltsimise vastase võitlusega. Et meil on veel samme, aga ma julgen väita 100%, et meil ei ole kunagi see koostöö nii hea ja põhjalik olnud omavahel kui täna. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo grupijuht Jaagup Toompuu, me täname, et leidsite sellel kiirel ajal aega meile Krimiraadiosse tulla. Meie lähme siit taas kord väikesele pausile ja siis vahetame teemat. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, saadet juhivad ikka veel ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Loomulikult on meiega täna ka Krimiraadio ekspert, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt. Ja nagu lubatud, siis nüüd vahetame teemat.
paraku tuleb selgi korral rääkida inimestest, kes on üht või teistpidi meie riigi julgeolekule ohtlikud. Sedapuhku räägime mehest nimega Vjatšeslav Jefimov, kes töötas Koidula piiripunkti ootealal, kuid samal ajal oli ka tubli kaastööline Venemaa föderaalsele julgeolekuteenistusele ehk siis FSB-le. Tänaseks on mees 3 aastaks vangi mõistetud ja sedapuhku aitab meil asjas selgust luua Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul. Tere tulemast Krimiraadiosse, Mart! Tere! Kui alustada alguses, siis kes see Vjatšeslav Jefimov üldse selline oli ja milline oli tema igapäevane töö Koidula piiripunktis? Jefimov oli Eesti-Vene topeltkodanik, kes elas igapäevaselt Petseris ja käis siis tööle Eesti poole peale ja selleks üheks põhjuseks oli siis see, et ta lihtsalt sissetulek oli Eesti poole peal kordades suurem, kui ta Petseris teeninud oleks. Ja tema tegelikult haridus oli elektriku oma, ta tegi nii Venemaa poole peal selliseid pisielektritöid kui ka pakkus Eesti poole peal ja pisielektritöid. Igapäevaselt töötas ta turvamehena siis ootealal, mis on siis selline enne piiripunkti olev ala, kus siis näiteks suured rekkad, mis ootavad siis sõitu Venemaale või oma järjekorda, siis vaatab, et hoiab seal siis korda. No, millist infot üks selline ooteala turvamees oma tööd tehes seal paratamatult näeb ja kuuleb? No siin saab kohe välja tuua selle, et mis infot ta edastas, eks ole, et ta ju edastas infot oma enda kolleegide kohta esiteks, kes samuti töötasid seal samas ootealal, aga ka näiteks ehitustööde kohta, mis olid seal piiripunkti läheduses ja selline info on vastaspoolele väga oluline, et selliseid meie piiri siis nõrkusi ja haavatavusi siis õigel ajal, nende jaoks õigel ajal siis ära kasutada saab. Nüüd omaette küsimus on, kõigepealt Andresele, et kuidas sulle tundub, et selle piiri mingisugustel ootealal majandab keegi, kes jalutab sinna kohale siis Petserist, et mis situatsioon see selline on või kuidas see sinu kõrvadele kõlab? No kõigepealt, kui see toimuks, ütleme 10-15 aastat tagasi, siis oleks nagu teistpidi võib-olla vaadanud ja oleks tähelepanu selle juhtinud. No mina, kes ma olen, eks ju, erinevate struktuuridega kokku puutunud olnud ja riigisaladuste ja kõige muud asjadega, siis mul tekib küsimus muidugi sellest, kas antud momendil, kas me ikkagi vajalikul määral, ütleme nii, kui hoolsuse järgi võtta, siis isegi viime läbi siis sellistel inimestel taustakontrolli, sest iseenesest ju läheb lambiki põlema, inimene on topeltkodakondsusega, tegelikult me teame, et Eesti seaduste järgi, kusjuures muideks ka Vene seaduste järgi ei ole topeltkodakond, aga kui on sünnijärgsed, siis ei midagi teha. Aga lambiki läheb kohe põlema, tegelikult selles mõttes, miks sa teed seda? Me oleme näiteks omal ajal, ma mäletan, kui ma olin veel siseministeris, meil oli politsei piirivalveameti migratsiooni inimestega oli juttu sel teemal, sest kui meil tuli välja näiteks see, et meil oli kaitseväes topeltkodakondsus inimene ajateenijas, siis sisuliselt oli juhtumid, kus nad saadeti koju, kui see tuli välja järelkontrolli ajal. Nii et ma siin pigem ütlen niimoodi, et siin on puudu vajalikul määral hoolsusest selle taustakontrolli tegemisel, mis võiks ära hoida sellise situatsioone. Ma usun, et meil Võrumaal on ka teisi inimesi, kes tahaksid võib-olla töötada sellel ootealal. Marta, kelle tuluki oleks pidanud põlema minema, kui seal oli näha, et piiripunkti ooteala turvameheks on keegi Jefimov Petserist, et keegi ometigi oleks pidanud mõtlema, et kes see siuke on? Ma natuke veel seletan ka seda, et Jefimov ei töötanud, eks ole, piiripunktis. Seal töötavad meil politsei- ja piirivalveametnikud ja nende taustakontrollid on kindlasti väga ilusad. Ta töötas ootealal, millel opereerib siis eraettevõte ja see, miks sellisel alal opereerib eraettevõte, on tegelikult see põhjendus on üsna proosaline. Meil on Eesti riigis puudu selliseid piirivalveametnikke, kes ka näiteks või politseiametnikke, et neid ka sinna ootealale jaguks, et seetõttu on siis tehtud selline otsus, et ootealal pakub teenust eraettevõte. Et jah, see taustakontroll ja võiks olla kindlasti parem. Tänase seisuga
kui on tegemist topeltkodakondsusega, siis Eesti riik käsitleb neid ikkagi Eesti kodanikena ja Eestis on topeltkodakondsus keelatud ja see sünnijärgne kodakondsus tõesti võimalus, selle sünnijärgse kodakondsuse võimalus tekitab järjest rohkem ja rohkem probleeme, et kui see algselt oli loodud siis nendele inimestele, kes jäid teisele poole piiri, siis täna mitmeid ja mitmeid põlvkondi hiljem on neil ikkagi võimalus ilma igasuguse sidemeta, oskamata keelt, võimalik ikkagi seda sünnijärgset kodakondsust taotleda, et jah, see muidugi valmistab see muret. Jah, ja miks Raul seda küsis, on ju tegelikult väga lihtne põhjus, et see ei ole ju lähiajast mitte ainus selline juhtunud lugu Koidula piiripunktis, tõsi küll, see eelmine oli korruptsioonijuhtum, kus siis 3 õde, kes olid samuti topeltkodakondsed, elasid samamoodi Venemaal, aga manipuleerisid seal siis nende veoautode kuidagi piirijärjekordadega, eks ole, selle eest daamid mõisteti muidugi ka süüdi ja ka vangi, aga kas kuidagi see Koidula piiripunkt on ka seetõttu, ma ei tea, kaitsepolitseil sellise erilise jälgimise all või on seal silm eriti peal? Sa ei saa seda muidugi mulle täpselt öelda, aga noh, tahes-tahtmata sa ütled, et teeb murelikuks, siis vaata veel ilmselt on. See on nii meil kui ka kindlasti PPA-l väga oluline, mitte ainult Koidula piiripunkt, vaid üleüldse piir on väga oluline jälgida, hinnata, kes seal siis töötavad ja tegutsevad, et muidugi on see oluline ja muidugi seda siis Eesti riik erinevate üksuste instantsidega teeb. Andres. Ja seal on üks asi veel meelde tuletada, aastaid tagasi, kui ehitati siis seda Koidula piirikordonit või kuidas me seda nimetame, piirikordoniks, mis on mitte seal piiripunktis ainult keemal, siis ju PPA nägi aastaid vaeva, et saada lahti seal territooriumi kõrval olevast hütist, kus elasid analoogsed inimesed sees, kes hommikust õhtuni said jälgida kogu piirivalve liikumist. See võttis aega kahjuks, õigusriigis need asjad ei käi nii lihtsalt, ennem pidi ikkagi tükk maad jälitust tegema. Nüüd, me saame aru või me võime siin oletada ja rääkida, et ütleme, kui Petserist tuleb tööle Eesti poolde, tööle keegi Jefimov, et siis võiksid mingisugused tulukesed põlema minna, aga tegelik ju asja olemus on see, et selle Jefimoviga võttis kontakti FSB, kuidas see välja nägi või olete te tuvastanud, mismoodi temast sai ikkagi FSB kaastöötaja või selline informaator? Eks neid lugusid lisaks nendele õdedele ja Jefimovile on ka ju hiljutine Erna Moisejeva juhtum, kes oli samuti topeltkodanik, kes elas igapäevaselt Vene territooriumil ja käis tööle siis Eesti poole. Sellised inimesed, kes igapäevaselt Venemaale liiguvad, on väga erilise tähelepanu all ja neid on siis FSB siis motiveerinud sellega, et neil on esiteks võimalik Eesti poolel käia tööl, teiseks, et neil ei tekitata probleeme siis piiri peal, justkui lubatakse. Ja enamasti käib see läbi selle, et kõigepealt tekitatakse need probleemid, mida siis näiliselt hakatakse siis lahendama, et see on niisugune modus operandi, et siin puhul me tõime ka välja, mida me alati ei tee selle agendi juhi, just sellel põhjusel, et need inimesed, kes on sunnitud käima siis Eesti ja Vene piirivahet, et nad teaksid, et see on nüüd see inimene, kes tegeleb inimeste värbamisega ja tasub siis olla ettevaatlik sellise inimesega kokku saades. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, saatejuhid on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti on meiega ekspert Andres Anvelt. Me räägime Koidula piiripunkti ootealal turvamehena töötanud Eesti ja Vene topeltkodakondsest mehest, kes aitas kõigiti FSB-d, siis Venemaa Föderaalset juurdlusbürood. Seda kaasust aitab meil lahata Marta Tuul Kaitsepolitseiametist. Me jäime eelmise saateosa lõpus pooleli sinna, et üks asi, mida Kapo suutis, oli tuvastada siis FSB agent selle härra Jefimovi näol, aga nagu Marta, sa ka mainisid, siis te suutsite tuvastada ka konkreetse FSB ohvitseri, kes siis tegeles Eesti inimeste koostööle värbamisega. Kellega tegemist siis oli? Tegemist oli siis, selle ohvitseri nimi on siis Nikolai Tarassov
kes siis töötab piiripunktis ja kaardistab ja profileerib siis neid inimesi, kes võiksid olla potentsiaalselt värvatavad. Nüüd Jefimovi puhul oli, eks see moodus operandi oli üsna sarnane, et vaadati, et inimene käib Venemaa poolt üsna sageli, potentsiaalselt oli ta siis sobiv värbamiseks ja ega kuidas see esialgu siis käis, oli ikkagi see, et esialgu hakati vaatama või testima seda, et kas ta üldse on valmis koostööks tegema, kas ta on sobilik selleks koostööks. Alguses anti selliseid väiksemaid, pisemaid elektritöid talle teha, vaadati, et kuidas tal nendega õnnestub. Ja siis ühel hetkel siis paluti teha selliseid tummisemaid ülesandeid ja sellise info edastamisel siis Jefimov siis ka käsikirjaliselt allkirjastas siis paberi, mis ütles, et on andnud edasi sellise info. Et ei olnud sellist olukorda, et Jefimov ei oleks aru saanud, kellega ta koostööd teeb. Ta sai sellest aru. Ta tundis, et ta on mõnevõrra lõksus, sest et ta soovis oma sissetulekut jätkata ja seetõttu ta sellele koostööle ka siis niimoodi läks. Ja kui sa oled alla kirjutanud paberi, et oled edastanud infot, siis ega sealt ka enam tagasiteed ei ole mingil hetkel öelda, et ma enam ei taha. Ei, no selles mõttes, et ma jätkuvalt julgustan, et kui sa ega selline värbamine käib pikaajaliselt, inimene ei pruugigi alguses aru saada, et tegu on siis vaenuliku välisriigi siis sellise värbamisega või kontaktiga. Tema puhul seda küll ei olnud ja kui inimene aru saab ikkagi, et nüüd on asjad läinud nii, siis ma ikkagi julgustan kaitsepolitseiga ühendust võtma, et seda olukorda muuta. Et kui see töö või koostöö on olnud juba pikaajaline, siis on tõesti keerulisem, et seda ei ole võimalik enam niimoodi. Tema puhul siis ka mitme aasta vältel info edastamine, et see ei ole enam see, kus siis inimene saab öelda, et oli nii-öelda kontakt ja enam ei saa nii-öelda sealt taganeda, on ju. Et igal juhul tasub öelda meile. Aga mis oleks Jefimoga juhtunud, kui ta oleks näiteks esimesel või teisel kontaktil kapaga ühendust võtnud, et selline lugu, et miski mees mind sealt Petsarist tahaks endale? Sellisel puhul, kui inimene võtab meiega ühendust, siis meie ametnikud kindlasti kõigepealt selgitada välja, et millega on tegu, kutsutakse, kas siis kui inimene on valmis tulema rääkima põhjalikumalt, siis räägitakse siis põhjalikumalt lahti ja leitakse siis lahendus sellest lõksust välja saamiseks. Niimoodi, et nii tema enda kui ka tema lähedaste elu oleks sellest kõige vähem mõjutatud. Ma nüüd vabandan, et ma siin natuke kahtlen, aga kuivõrd on võimalik, et keegi, kes peab minema tagasi Petserisse, tuleb ikkagi kapole tunnistama, et tal jagatakse Venemaa poolt tööülesanded, et see on siiski ka tema puhul üsna riskantne, sest tal tuleb ikkagi koju tagasi minna ja seal on see värbaja ju ees. Pole just liiga kerge. See ei ole kindlasti kerge otsus inimesele, kellel on lojaalsuskohustus ka Venemaa ees. Seda küll. Aga saan siin öelda, et selliseid inimesi on. Nüüd Andres, kõik see värbamiste ja luuramiste maailm on ikkagi mingis mõttes endine, muutumatul kujul oli ta ka varem, kui sina töötasid seal politseistruktuurides. Jaa, ega värbamine on ka põhjanabla värbamine, ega seal ei ole vahet, kas on pingviin või jääkaru, eks ju, meetodid on samad. Ehk antud juhul, kuulates Marta juttu ja see, kuidas see modus operandi on, siis on klassikaline, et selle luuakse kõigepealt siin profileeritakse üldse. Tehakse selgeks kogu sinu taust seal samas Venemaal, Petseris, eks ju, perekonnaseis, vaadatakse, kes sul Eestis on veel sugulasi, vaadatakse sinu käimise tihedust, vaadatakse seda, mis on sinu tegevusalad, huvialad, kõik muud asjad, sest kui sind hakatakse vestlema esimest korda, siis peab üks asi on inimest üllatada sellega ju, et sul on kogu teadmine temast juba olemas ja ta on nagu avatud raamat sul pihus. Aga edasi on siis erinevad meetodid, et kas siis juba teda kompromiteeritakse millegagi, mis on näiteks piiripunktides on olnud ju väga levinud omal ajal vähemalt, on see näiteks ju, kuna Eesti ja Vene vahel enne varasemal ajal, kui see kaubavahetus oli suurem, siis Venemaa poole üks lemmikasi oli ju värvata ka näiteks läbi selle, et inimene jäi mingi väikse salakaubaga vahele, mis iganes, ja see oli väga hea meetod
et see inimene oma siis nagu kassu võtta ja ka välja tulla sellest on muidugi jah, siin ma arvan ka seda sama asja, et ega ma kujutan ette, et see sama Vene FSB töötaja, kui ta teab, et tal on värvatud siuke informaator, ta on võtnud allkirju, see kõik on täpselt nagu käskirja 099 KGB MVD aastast 1987, midagi ei ole muutunud, aga ma tahan lihtsalt öelda seda, et ta iga kord ju tegelikult profileerib jälle, ta on professionaalid ja kõik. Ta vaatab seda, kas inimene viib temaga läbi vestluse ja kui ta on professionaal, ta saab aru, eriti kui see on tegemist, teisel pool on elektrikust turvamehega, eks ju, 5 minutit jutuajamist, ta saab aru, kas ta on Eestis teinud mingid sellised samme, mis võib, ütleme, halvendada koostööd ja seesama Jefimov teeb väga hästi seda, et see meie, ma arvan, see 3 aastat on siin selline väikene pisikene number selle kõrval, mis Venemaal praegu võiks saada selles, kui tuleb välja, et ta on Eestiga sõlminud koostöö mingisuguse tegevuse. See võib olla tunduvalt suurem, tunduvalt suurtemate põhjustega tema suguvõsale, kellel iganes. Just sellest Andrese arutelust siin kinni hakata, siis mul ikkagi jääb pisut segaseks, et mis selle Jefimovi motiiv oli, sest raha ta vist oma tegevuse eest ju ei saanud. Oli ta siis ikkagi põhimõtteline Eesti riigi vastane või mis lugu sellega? Seda nüüd ei saa öelda, et see on selline põhimõtteline riigivastasus. See oli ikkagi, tema jaoks oli see selline norm kuidagi, et tuleb aru saada, et inimene elas ikkagi Vene kultuuriruumis, mistõttu ta teadis, et tal ei ole võimalik käia suuremat palka teenimas. See võimalus käia Eestis tööl oli tema jaoks juba piisavalt motiveeriv ja töötasu ta tõesti ei saanud. Ehk siis, nagu ma saan õigesti aru, mees murti ikkagi koostööle sellega põhimõtteliselt, et oli oht, et lihtsalt Venemaa piiril pannakse käsi ette, et sõber Eestisse nüüd tööle enam ei lähe. Täpselt nii. Ma ühe asja lihtsalt ütlen veel juurde kuulajate jaoks, et jääks sellist võib-olla filmidest näinud mulje, et rahaline värbamine on see alati see kõige viimane meetod, sest rahaliselt värvatav inimene ei pruugi olla lojaalne. Ja on kas kompra või mingid muud, ütleme antud juhul, tal pannakse mingid piirangud ette, et neid ületada, siis ta nõus koostööle, pärast võib olla kompensatsioon rahalist, aga raha peale värbamine harrikult see ei tööta kaua ja see inimene võib täpselt samuti minna raha küsima teisel poole. Aga öelge, Marta, kas nüüd selle kaasuse taustal võiks öelda, et võiks ju lõpetada kõikvõimalike Petseri ja muude Venemaa poolde jäävate tegelaste, topeltkodakondsete tegelaste värbamise seal piiri lähedal asuvate tegevuste juurde, et me saame aru, et nad on nii või teisiti ka mingis mõttes ohutsoonis, nad on värvatavad, neid mõjutatakse Venemaa poolelt, et võib-olla oleks nüüd aeg sellele ettevõttele, kes selle korraldab seda ooteala, et seal öelda, et ma ei tea, mingi teine firma korraldab seda, see oleks nagu võib-olla kõige parem lahendus või siis ikkagi öelda, et kahjuks sealt ei ole võimalik võtta töötajaid, sest nad on paraku löögi all. Siin tuleb mõista seda, et sellistel ettevõtetel, pisiettevõtetel ei pruugi endal olla sellist võimekust, et välja selgitada, kas inimene on topeltkodanik või mitte, et sageli nad tulevad Eesti poolele ja nad ei ütle, et neil on Vene kodakondsus. Jah, me oleme ka varasemalt rääkinud, et Venemaal elavate inimeste värbamine on oht, julgeolekuoht ja on risk. Üks asi on nüüd see, et neil on lojaalsuskohustus Venemaale. Teine näiteks on see, et mingil põhjusel pannakse piir kinni, siis need ettevõtted rohkem enam ei tegutse, sest et nende töötajad on jäänud teisel poole piiri. Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul, suur tänu, et täna saatesse tulid ja aitasid sellesse teemasse pisut sisse vaadata. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Loomulikult me täname kõiki meie saate kuulajaid, loomulikult ka külalisi. Saadet juhtisid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli meiega täna ka meie hea ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni! Krimiraadio. Krimiraadio.